õhtusöök ja me tulime hommikust sööma Sunshine Ghostile. Jah, Sunshine Ghostile oleme jõudnud. Minul on sellised lõhevõileivad ja Avel on grillitud kana mingi Türgi leiva peal. jah, väga maitsev. Nii, kõhud täis, söögid olid tõesti väga-väga maitsvad. Mina küll igatsesin lõhe. Aga nüüd meil vedas, et me oleme siin nädalavahetusel, et siin on hästi palju igasugu turgusid asju. Et siis saame siin ka uudistada, et vaatame, mis siin pakutakse. I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2 a.m. when you knew I was your man. The only thing I'm thinking about, I really gotta hold on. Come back home, we can fight, I can take the blame. And I bet making sex makes us feel okay. Give it back, give me love, don't you run away. Got a list, couple things that'll make you stay. I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do. Me lähme praegu sellise saare nagu Birbi Island. Sõidame siis autoga, saab siit üle silla sõita ja kuna me ööbime siin lähedal, üsna lähedal linnakeses, siis see tüdruk, kelle juures me ööbime, tema soovitas, et võiksime minna, et omaette kogemus ja tegelikult me pole Austraalias ühegi saare peal ka käinud, nii et jälle üks asi, mille me saame nagu panna check ja lähme vaatame üle siis, et peaksime ilusti jõudma tegelikult päikeseloojangu ajaks. Tahame vähemalt jõuda ühele poolele saarte, siis saame käia ringi. Me tellisime endale täna pitsaka kaasa ja see oli selline pitsakoht, mis mul oli varem välja vaadatud ja mis tundus nagu päriselt hea, minu taseme järgi hea. Et me võtsime kaasa 2 tükki, et kui meil jääb alles, siis me saame homme ka veel süüa, nii et väga põnevil on, sest see tundus tõesti hea pitsa ja tahaks juba proovida. Ilus väike selline päikeseloojangu piknik tuleb. Tulime siia Birbi Islandile päikeseloojangut vaatama ja pitsat sööma. Nüüd otsime kohta, kus ennast ära panna omal pleed maha ja maha istuda. See on nagu mingi secret spot põhimõtteliselt. Eile õhtul me siis läksime lõpuks koju ja peale seda pitsa söömist ja kuna Austraalias läheb päike, hetkel on meil tegelikult talv, päike läheb looja mingi 5:30 äkki, siis põhimõtteliselt peale seda on juba täitsa pime ja ongi vunni peale tahaks magama minna. Mis mingis mõttes on hea sellepärast, et me oleme hetkel ju, olime öövahetus, et ma tunnen, et mina olen küll juba enam-vähem päevavahetus saanud või tunnen täitsa hästi ennast. Ja täna on siis uus päev ja meil on siis täna plaanis minna shoppama, et ma tegin vahepeal koostööd siis ühe stilistiga, kes mind virtuaalselt või internetis aitas ja mul on siis stiilimuutus käsil.
jah, ma tahan lihtsalt, mul ei ole hetkel üldse riideid ja nende reisimistega aastate jooksul on mu riiete garderoob täiesti kokku kuivanud. Mul polegi reaalselt nagu mitte see, nagu naised ütlevad, neil pole midagi selga panna, või mul reaalselt ei ole mitte midagi selga panna. Mul oli ühel hetkel lihtsalt ainult üks järk kapis ja ühed püksid. Välja arvatud treeniriided ka. Iga inimene, kes seda lugu praegu kuuleb, tõusib püsti ja pöördub endale lähima tantsupõrgu poole. Nali naljaks, aga siis ei ole mingi harjutusega õppus. Tõusen Eestit, tõusen suve. Kuule, nii on päris hea, täna õhtul kuskil minema ei pea, okei. Ja kui järsku tuleb hommik, pole lugu, pole midagi sa tead. Meil on üks öö veel, sellepärast reeded ongi mõnusad ja kui väga-väga tahan, võtan nädal aega vabaks, panen kuskil käpa maha, ongi kõik. Kuna eile oli kõva shoppingupäev ja ma ei tea, meil on autos voodi olemas ja üleüldse tegelikult me saame selle koha pealt kokku hoida, siis me magasime täna jälle autos. Meile shoppingust, ma ei tea, kui palju inimesi huvitab lihtsalt meie riiete vaatamine või ma ei tea, asjad, nii et sellest me väga palju ei vloginud, aga me käisime Brisbane'is siis DFO's, mis on siis selline suur outletide kaubanduskeskus ja siis me käisime DK Maxis, mis on nagu Inglismaal ja Ameerikas DJ Max, aga lihtsalt austraallased panevad enda nimed igale poele või igale kohale, näiteks Burger King on siin Hungry Jacks, et jah, me käisime siis nendes kohtades shoppamas ja oli väga edukas, ütleme nii, et põhimõtteliselt me saime kõik, mida me tahtsime vist, jah, et väga tore. Ja autos jätkuvalt on mega mõnus magada. Ainus miinus on hetkel see, et meil tõesti on juba nii soojaks läinud, et öösel minimaalne temperatuur oli 18 kraadi, aga kui magama hakkasime, oli 21 kraadi, nii et päris palav on. Ja no tõesti, me maksime selle koha eest siin $36, mega normaalne, isegi mina, kes tõesti väga kardan siin metsudes ja duši all käia muidu, nagu Uus-Meremaa kogemus isegi lihtsalt juba, siis siin täitsa viisakas. Julgen minna rohkem, oi, siin ka ei saa minna vist. Seal paistabki meie auto, enamus on siin nende karavanidega, aga jah, see on selline väiksem trailerpark, täitsa vee ääres peaks olema, kuigi Brisbane'is sükest liivaranda nagu ei ole, et väidetavalt see on rohkem sükse muda peale ehitatud. Et jah, ja siis siin on ka sellised söögi tegemisala. Siin on mikrolöönahi, veekedu on röster ja siin saab vist asju praadidega selle asja peal. Et jah, sellised võimalused siin, et paar ööd olla täitsa mõnus. Ja ühtlasi me oleme tahtnud ka Vaala vaatlustele minna. Et seda tahtsime juba Uus-Meremaal minna, aga seal ei jõudnud. Et just jäi see Vaala vaatlusekspeditsioon Uus-Meremaa ära, kui me hakkasime minema. Aga eile Ave vaatas siin autos telefonis, et siit samast kohast umbes mingi paarsada meetrit läheb ka. Et siis käime täna seal, et kuskil 5 tundi pidi see kestma, et selline päevane tegevus on küll olemas. No nii, hommikul sõime siis natuke mandariine ja nüüd sõime Subway ja nüüd lähmegi vaalasid vaatama.
at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along with the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the They create a massive Praegu sööme lõunat ja vaatame vaalu, vaalasid. really don't want any deaf whale. On the top of the whale's head there are what we call tubercles. They look like very large studs. Out of each and every tubercle is one protruding hair, and that's used as a sensory organ. And it is a very, very coarse Me ei hair. teinud enne nalja, kui me ütlesime, sööme lõunat ja vaatame vaalu. Fakte ka vaalade kohta siis, et need küürvaalad, need on kuulsad oma laulude poolest. Ja mis on huvitav, et Austraalias on ida- ja läänerannikul on erinevad populatsioonid. Siis nad selleks lähevad kuskil Antarktikasse toituma sinna külmadesse vetesse ja siis kui nad tagasi tulevad, siis lähevad eraldi rannikutele. Ja siis nendel eraldi rannikutel on eraldi nagu laulud ka. Ja oli see Voyageri kosmosemissioon, kus saadeti mingid esemed nagu, et need, kui on olemas tulnukad, et siis nad leiavad need esemed ja siis seal ühe vinüülplaadi peal oli ka selle küürvaala laul, et kui leitakse, siis saavad küürvaala laulu kuulata. Aga jah, väga põnevad loomad on need. Et siiamaani kindlasti üks ägedamaid looduskogemusi, mis vähemalt mul olnud on, et väga lahe oli ka see Austraalia loomaaed. Aga jah, sinna ongi nagu vabas looduses nad ja mis on nii huvitav, et nad on nii uudishimulikud, et nad ise tulevad sellele laevale ka nagu ligi ja uudistama ja pistavad pead välja ja nagu hängivad kaasa meiega. Et see on küll väga lahe. Jõudsime just tagasi sellelt vaala reisilt ja jäime tagasi teel täitsa magama. Et tundub, et väsimus on sees, siis võtsime natuke kehakinnitust ja nüüd lähme siis Brisbane'i peale. Vaatame, mis seal. Women's homelessness services in the city. You can find out all you need to know at our website 96fabe.com. The big goal for this event is that praegu oli just selline olukord, et me siis sõitsime jänest, sest me just eile sõitsime ka Brisbane'is rongiga ja just kiitsime, et mega hea, meile nii meeldib see, et
lihtsalt kaardiga piiksutad läbi, kui lähed bussi või rongi peale onju ja siis maha minnes jälle piiksutad läbi ja siis nad võtavad selle raha mingi hetk maha. Ja täna istume bussi või läheme bussis sisse, tahame seda sama asja oma kaardiga teha ja ütleb, et nagu vale kaart. Ja noh, hiljem ma nägin, meie bussipeatuses ma vähemalt ei näinud, et ja ei olnud ka meie bussipeatuses, aga hiljem ma nägin, et on nagu neil on oma mingi kaart, ühistranspordikaart, mille sa siis pead ostma kuskilt ja siis sinna raha peale kandma. Sama asi Melbourne'is, Sydneys näiteks ei ole. Ehk siis igas suuremas linnas on natukene teistmoodi ja mingi erinevate ühistranspordi liikide vahel, siis näiteks rongiga saime, bussiga ei saa, et noh, tekitab väga palju segadust. Pluss siis enne me sõitsime niimoodi kogemata mingi tollitee peale. Me ei tahtnud sinna minna tegelikult, me pidime sellepärast tegema ringi peale, me maksame seda tollitee eest veel. Et hetkel on mega palju selliseid asju, mis nii-öelda ärritavad siis, või noh, mitte ärritavad, aga no mingi lollid, mingi vead või asjad, mida sa teedki nagu turistina, sest sa ei tea lihtsalt. Et jah, aga muidu väga ilus on hetkel siin, kus me oleme, siis me oleme praegu South Parkis. Et ma TikTokis nägin, et seda kohta soovitatakse. Ja keset linna on siis tehtud man-made ehk siis ise tehtud mingi selline rannamoodi basseiniala, et seal tagapool seal on siis jõgi ja siia on tehtud siis selline liivala ja siin on ka need vetelpäästjad ja väga-väga nunnu koht. Jah, väga. Sa oled Haapsalust pärit, ma olen Haapsalust käinud, seal on talumehe kõrts Valgetamm. Seal on rannapromenaad, seal on klubi Afrika, tulen külla, kui ma saan pühapäeval ja sa oled kuum nagu rand, nagu paraleparand, keset juulit. Sajama, käime kokku nagu Saaremaa ja Tuulik, nagu Pärnu linna muulik, nagu püstolid ja kuulid, nagu Roosmaa ja Tuulid, nagu saksofon ja huulik ja mu sünnipäev on juunis, mitte mais nagu sul, siis lähme nurga taha, mis on ai, sa oled hull, aga ai, sa oled hea, nagu paisus mu pea, sa oled ing, ma olen jang, ma olen all, sa oled peal ja siis kui bluusinööbid pole eest enam kinni, sina maksad joogid, suudab mees kõik kinni. Gold Coastile enda ööbimist Airbnb-sse, see on mega, et nagu kui ööbimise eest maksta ja me tegelikult ei maksta sellest väga palju, nagu normaalne ühe ööhind tuli enam-vähem, mis siin Austraalias on normaalne, mingi $80 äkki või jah, midagi sellist tuli ühe ööhinnaks, aga jah, see on mega ilusa vaatega, ma arvan, et praegu ei ole nii hea näidata, praegu on rohkem siis katused näha ja kaugemal on mingi tuleka ja me oleme põhimõtteliselt siis mere või ookeani ääres, ranna ääres. Mingi, noh, see on uue mingi 15. korrusel, siin on ka mingi spaad, saun pidi olema, nii et me saame homme võib-olla sauna minna, teeme mingi spa-päeva. Tänane päev, ütleme nii, et me nägime vaalasid või väga tore, aga tänane päev kokkuvõttes ei ole võib-olla kõige meeldivam või noh, toredam olnud, et palju sellist emotsionaalset kõikumist ja ma tahangi seda meelega rääkida, sellepärast et muidu tundub, et kõik on nii tore, isegi nagu puhkusel, noh, ongi tore tegelikult, aga et isegi puhkusel võib tulla igasuguseid asju ette või mis nii-öelda tuju rikuvad. Esiteks, mingid asjad on kindlasti meie enda rumalusest või sellest, et me tahame lihtsalt teha võimalikult palju asju lühikese aja jooksul. Näiteks täna me tahtsime veel linna peal käia ringi. Kokkuvõttes peale seda vaalavaatlust me sõitsime üle tunni aja minu meelest. Ida-Euroopa mingi toitude pood. Sinna sõitsime üle tunni aja, siis sealt tahtsime bussi peale minna. Ei olnud neid bussipileteid, millest ma enne rääkisin. Pidime kuskilt, noh, see ei olnud isegi võimalust osta, igatahes väga keeruline. Siis linna peal väga tore. Ostime sealt enda toidu kaasa, et saaksime täna õhtul siin süüa. Ja siis noh, siin me pidime auto parkima natuke kaugemale, sest me oleme täiesti kesklinnas ja panime mingi parkimisplatsi peale. Ja siis kõndisime ja Hanna sai korralik koormakaamel, sellepärast meil nii palju asju kaasas ja ta ei tahtnud mulle ühtegi kutti anda. Tema on gentleman. Ja siis oli meie vist see toidu, äkki sealt oli natukene imitsenud midagi läbi, igatahes see kott läks katki poole tee peal ja kogu meie toit lendas põrandale. Ja sinna see jäi, sellepärast et see kõik lendas täiesti laiali keset tänavat.
nii et toitsime natukene oma rahaga ja oma toiduga siis tänavalinde, kes on kindlasti selle üle väga õnnelikud. Meil pidi olema väga tervislik toit, pokepoolid. Ma võtsin veel pruuni ja mingi musta reisiga, mis tundus väga maitsev. Ja ma ei tea isegi, kas me saame täna süüa, kas me nagu tahame enam midagi võtta ka, et jah, see on mingi mõttetud asjad, mis tegelikult nagu täiesti mõttetud asjad, aga me sõitsime veel täna tolli tee peale ka kogemata, et sõitsime lihtsalt oma teest mööda ja siis seega me ei tahtnud sinna minna, pidime selle eest maksma ja siis pärast pidime veel tagasi ka sõitma, sellepärast et me ei saanud seal kuskil maha keerata. Oligi mingi kiire tollitee, jäime tänu sellele ka ummikusse siis seal tolli lõpus, mis on millest ka maksad ja siis oled ikka mingi ummikus, sest see tee, kuhu me pidime alguses minema, seal me oleks pidanud maksma ja seal ei olnud ka ummikut. Aga jah, sellised asjad, tõesti mõttetud asjad pealt vaadates, aga kui päeva jooksul neid palju asju juhtub ja võib-olla ise natuke halvasti planeerida asju, et tahad hästi palju asju korraga teha, siis rikub tuju ära.